mõnus hooaja lõpp ja niisugune fun'i pärast võita. Et see aasta võeti niisugune eriti liivane rada, et mulle väga istub niisugune raske ja liivane. Et teen kogu aeg trenni liiva sees põhimõtteliselt enda raja, mis on rohkem aukus kui praegune see Saku rada. No eks ikka peab minema võidutunnetega. Ega muud varianti ei ole, nagu ikka alati minnakse võitma. Ma arvan teada tunnetega, et 3 sõitu on ees ja need on 10 minutit pikad, et tuleb anda ennast maksimum ja vaadata, äkki saan Reidule vastu. Ja eks me pigem tuleme siia enamus selle auhinna pärast sõitma, et mis sellega kaasneb. Aga nojah, mul hooaeg on läbi nüüd ja siis on niisugune lõbus sõit, ütleme nii. Et ja ma näen ikkagi selle peale välja, et saaks ikkagi õhtul krooni pähe tõmmata. Liivakonni tiitel ei vinge, et see kroonitakse liivakonni tiitel, et palud parim liivasõit ja on võimalus võita väga suur auhind, et see on välja pandud Kenameri poolt, et šansid on sellised, et tuleb stardid sees minna ära, saada ennast maksimum ja tuleb võtta sõiduvõit, ma arvan. Annan ennast kõik, mis saan. Kusjuures üllatav ongi, et enne seda võistlust praegu üle ongi, et natuke lootused on suuremad selle võistlusega ja siis on närvi rohkem ka, ütleme, aga üldjuhul on ikkagi lähed nautima sõitmist ja üritad lihtsalt endast parimat anda. Ma arvan, et kolmas sõit läheb hästi samamoodi, et jään teiseks ja mul meeldib liivakunst selle pärast, et rajad on sellised, nagu saab tööd teha kõvasti, et nii rasked rajad on. Esi3, Esi4 niisugune, et raske mul sinna Esi3 saada, et esimene sõit kukkusin 3. koha pealt ja teine sõit juhatasin pool ringis, läks Kutsar mööda ja siis läks Vinoraado ja Triisa mööda, et jõudu rohkem siin raske raja peal, et mul on keha ka nii väike, et ei ole väga siin ei saa niimoodi paugutada. Ilusad mehed loomulikult. Ilusad mehed. Eks mõne
mõne võrra raja ääres ikka on hea kuulda, kui karjutakse ja vilistatakse, aga üldiselt sõiduaeg tuleb keskenduda oma asjale ja siis lihtsalt võidurõõm on suurem, kui on palju inimesi raja ääres, kes seda tunnistavad. Some